Aitäh, Marko! Nüüd tuleb niimoodi korda mööda, et ei oleks alguses liiga palju korraga vaadata. Kellel on vaja netiga ühendust, siis proovin siin. Ja sellisena olema. Mina olen teenuse ja kasutajakogemuse disainer, tiimijuht, olen kõvasti koolitanud viimasel ajal ja täna räägin teile siis ESG teemadel natukene ja kuidas sellega algust teha. We are so proud to say that we are the only city in all of America that is 100% green. Wow. Yeah. That's very impressive. Thank you. It's amazing that an entire city that you built is able to achieve a carbon neutral footprint. Oh, no, we don't have a carbon neutral footprint. We are green. What do you mean when you say green then, if you don't mean that you're carbon neutral? Everything's green. Our homes are green. Our walls are green. Our streets are green. Are you saying that everything is the color green? Yes. Yeah. So you painted everything in Social City green Yes. in order to be able to call yourself a green city? Yes. It's very simple. That's not what people mean when they say green, though. When people say that they're 100% green, what they mean is that they're able to offset their carbon footprint. Call me a purist fault, but I believe that green is the original definition of green. Well, if you've painted everything in the city green, is that even safe? Define safe. No lead, for instance. Oh, no, there's lead. There's lead in the paint. That's not safe. It's green. Oleks see vaid nii lihtne, et teed logo roheliseks ja on kõik korras. Et kõik on ilus roheline. Aga nii lihtne see ei ole. Et selleks, et olla keskkonnale veidikenegi kasulikum ja seda hoidvam, siis tuleb läheneda hoopis teise nurga alt kui roheline värv. Ja Euroopa Liidu poolt on tulnud selline mõnus abistav raamistik, et ikkagi neid kliimamõjusid ühiselt vähendada kuidagi. ESG, olete seda tähekombinatsiooni kindlasti juba märganud siin-seal. Mida see siis tähendab? E tähendab kõike seda, mis puutub kokku looduskeskkonnaga, mida sinu äritegevus mõjutab. Metsad, maavarad, vesi, kütus, mis tuleb maa seest. S on kõik sotsiaalne, ehk siis see inimressurss, mida sinu äritegevus mõjutab. Töötajad, nende pered, inimesed, kes tarbivad teie tooteid või tarbivad teie teenuseid või mõnest projektist mõjutatud saavad. Ja G, inglise keeles governance, on kõik see, mis puutub ärijuhtimisse, ettevõtte konkurentsikäitumine, küberturvalisus, et kõik selline juhtimuslik. Ja miks sellega üldse tegeleda siis on, meil on üldiselt suhtumine, et me tahame paremat maailma, keskkonda tuleb hoida, olla sotsiaalselt heatahtlik ja äriliselt eetiline ja sellest lähtuvalt on igati loogiline, et olemegi eesrindlikud ja anname just selle jälgimisega lisamõõtme oma heale tööle. Aga selleks, et see kõik nii väga üldine ei oleks, siis need teemad jagunevad ka sellisteks alamteemadeks, aga kui neid täpsemalt vaadata, siis tegelikult on näha, et need on ikka veel üsna üldised ja laialivalguvad. Olge mureta, see jaguneb veel omakorda teemadeks. Aga kui siin väga detailidesse minna, siis ikkagi ei saa hästi aru, et mida see siis ettevõttele kaasa toob. Ja olge mureta, need alamteemad jagunevad veel alamteemadeks, aga neid ma siia teile praegu välja joonistama ei hakanud. Aga kust siis digitaliseerimise ettevõte, kust siis digitaliseerimise ettevõte peaks alustama, et me ju fossiilseid kütuseid ei kaevanda ja prügi ei sorteeri. Ja olles ettevõte, kes
on ellu viinud palju muutusi, aidanud klientidel leida uusi tavasid, neid integreerida igapäevatöösse. Tänu kogu sellele suurele kogemusele oli meil ikkagi raske. Ja õnneks on meil väga imelised teenusedisainerid ja leidsime sihukese vahva spikri, kuna Swedbank juba tegeleb ammu ESG teemadega, siis me saime sealt spikerdada sellised esimesed suunad, kuhu poole meie oma majandustegevusega võiks vaadata, et leida üles need põhilised mõjukohad, mida me saame enda poolt mõjutada. Ja me leidsime need üles. See, missugust energiat kasutame, kõik meie inimressurss, sest meie töö on väga selline sotsiaalne, inimestega suhtlemine ja inimeste mõjutamine läbi oma projektide on väga suur osa. Aga me ikka veel ei teadnud, mida teha. Sest et meil on teemad käes, aga kuidas me siis seda enda igapäevatöösse paneme, nii et me päriselt avaldaksime mingisugust mõju. Appi tuli Madeleine, kellega koos me mõtlesime välja väikse töötoa, sest iga selline ettevõtet läbiv muutus vajab otsust ka juhtkonna poolt, siis see on selline töörühm, kelle poole me ka pöördusime. Ja miks me selle töötoa tegime, mitte ei hakanud oma jätkusuutlikkuse tiimiga ise pusima, on see, et me tahtsime kindlustada, et ka juhtkond, tule siia, et ka juhtkond teaks, mis on ESG ja miks me seda kõike teeme ja et kogu see ettevõtte analüüs oleks tehtud üheskoos ja kõik oleksid nii-öelda ühe laua taga ja et me saaksime nendele ühistele ülesannetele ka vastutuse ja ärilise kasu. Selline nägi välja meie hääletustöölaud. Me võtsime kõik need spikrist saadud teemad ja leidsime ühe juurdegi, millega võiks tegeleda ja hääletasime, kuidas on meie hetkeolukord. Ja sünteesisime sinna teemade juurde ka, mis meid võiks takistada või edasi aidata nendes teemades. Ja avastasime päris mitmeid asju, mille peale me oma igapäevatöös võib-olla ilma selle workshopita ja läbimõtlemiseta ei oleks mõelnud. Näiteks, meil on päris palju juba hästi. Meil on energiasäästlik kontor, me kasutame üsna vähe lauaarvuteid, mis tähendab, et see energiakulu töö tegemiseks on tegelikult väiksem, et see on üsna optimeeritud. Ja see, et me toetame ikkagi kodukontorit ja lubame sellisel kujul optimeerida oma liikumisteid, siis tegelikult tööle, koju, koosolekule liikudes meil läheb jällegi vähem energiat ja muidugi asukoht. Yes. Jalgrattaga, rolleriga, rulluiskudega saab ligi väga hästi. Ja meie kultuur, mis võib-olla Trinidad Weissmanis tööd tehes kipub ununema, sest et see muutub nii loomulikuks töö osaks. Meil on väga hea julge alustada uusi initsiatiive, ka seesama keskkonnahoidlikkusega tegelemine on meil kestnud juba pikemat aega ja ei ole mitte juhtkonna käsul ilmunud meie kultuuri. Ja muidugi me toetame üksteist ja oleme võrdsed iseenesest. Aga ei ole kõik ainult hästi, leidsime ka paranduskohti, et kuna meie töö sisaldab väga palju digitaalset, kõik need andmed tuleb kusagil hoida ja avastasime, et olles tublid ja sellised püüdlikud ja igaks juhuks mõnda asja alles hoides ja hoides mõningast ajalugu inspiratsioonist ja sellistest nipikohtadest, siis võib juhtuda, et mingisuguseid andmeid on natuke liiga palju. Et sellega võiks teadlikumalt tegeleda ja see ei ole miski ainult, mis töös leidub, vaid ka eraelus oma isiklikke faile hoides. Et selline
võtame näiteks blogipostituse kirjutamise töös, et kui selle kallal teevad tööd spetsialist, copywriter, turundus tuleb, ütleb sõna sekka ja parandatakse veel kirjavigu, siis see üks fail, mille kallal inimesed tööd teevad, sellest ju salvestub ajalugu. Ja mida rohkem muudatusi on, seda suuremaks see ajaloo puhver läheb ja lõpuks on see maht niivõrd palju suurem, kui ta tegelikult olla võiks, kui tegelikult vaja on. Ja kui seda natukene kokku hoida, siis see versioneerimine võtab vähem serveri mahtu, server võtab vähem energiat ja sealt tulebki see meie kokkuhoid. Ja mis me kõige selle teadmisega peale hakkame? Meil on plaan. Et me liitusime Rohetiigriga, uurisime välja, mis asi see ESG on ja selle töötoaga panime paika, mis on meie sellised sihid. Et selline väike disainmõtlemisega ülesande lammutamine on toonud meile rohkem selgust, kuhu me jõuda tahame. Ja kindlasti me jagame neid uusi teadmisi läbi kogu ettevõtte, et me saaksime ühiselt minna sellele teekonnale ja mida aeg edasi, seda rohkem me korraldame keskkonnasõbralikke üritusi ja aitame ka teistel alustada oma teekonda selliselt, et see oleks läbimõeldud, et see oleks äriliselt kasulik, et me ei kahjustaks sellega ega läheks pankrotti sellega, et me oleme jube rohelised ja et paistaks välja, et me tõeliselt hoolime, mitte ei võõpa lihtsalt asju roheliseks ega kuluta turunduses suud loosungite peale. Nii et ma ütlen, ESG eesmärgid pole võimatu missioon, kui saavad kokku teenuse disain ja praktikad ja avatud juhtkond, kes on valmis muutusi vastu võtma. Aga see kõik on ilus jutt, kuidas me üldse aru saame, kas me liigume õigel kursil, kas see, mida me teeme, annab mingisugust efekti, sellest ma teile küll ei räägi. Selleks ma kutsun siia Kauri, kes näitab teile, kuidas saab väga täpselt asjale läheneda. Aitäh! Super, aitäh Tarja! Nii, tere! Mina olen siis Kaur ja olen sellisest ettevõttest nagu Intellex Insight. Ja tõesti, Intellex Insight on võib öelda TVN-i tehisintellekti ja ärianalüütika lahenduste kompetentsikeskus ja tõesti meie läheneme kõigile asjadele väga punktuaalselt ja täpselt ja proovime kõike välja arvutada. Ehk siis ma täna selles mõttes kogu sellest raamistikus sellise täpsuse ja aruandluse mõistes ma rääkima ei hakka, aga ma võtan ühe elemendi, mida me oleme tegelikult mitmetel aastatel juba oma klientidele ka pakkunud. Ehk siis just selle keskkonna aspektist on siis CO2 aruandlus, ehk siis just konkreetne raamistik, konkreetne lähenemine, kuidas hinnata oma CO2 jalajälge. Sest seda ma arvan, et viimase juba 10 aasta jooksul on piisavalt populariseeritud, et CO2 on üks selline gaas, mida me võib-olla väga palju ei taha, et me emiteeriksime oma keskkonda, sellepärast et mingil hetkel on see selline kahe teraga mõõk, mis hakkab meie planeedile halvasti mõjuma. Ja Euroopa Liit kui selline võib-olla juhtiv keskkonnaalane organisatsioon kõige muu poliitilise ja muu hulgas, siis on seda teemat ka juba eelnevalt väga palju afišeerinud ja näidanud. Et nüüd siis selle ESG osas ka, ehk siis seesama E-täht, mida Tarja näitas, et seal siis tulebki välja see nii-öelda CO2 teema. Aga jah, nagu ma ütlesin, seda CO2 on mõõdetud juba nii-öelda aastaid ja nüüd siis ka selles raamistikus tahetakse, et tegelikult kõik ettevõtted hakkaksid seda mingil kujul hindama ja selle põhjal oma poliitikaid kujundama. Aga kuidas me saame poliitikaid kujundada, kui me ei tea,
kus me oleme. Ja selle jaoks ongi kõige parem variant, et sul on üks konkreetne aruanne, mis ütleb sulle, kus kohas sa oled, mis tegevused sinu äriprotsessis seda CO2 just kõige rohkem tekitavad, ehk siis, et mis on see koht, kus sa pead nii-öelda leidma võimalusi olla loodussõbralikum. ESG-s on siis nii-öelda jagatud see CO2 emissioonide analüüs sisuliseks kolme skoopi või kolme ossa, et ma enne, kui ma teile aruannet näitan, ma natuke räägin sellest taustast ka, et tegemist ei ole erilise raketiteadusega, ehk siis skoop 1 on hästi, ütleme siis kõige lihtsam arusaam ja ma arvan, et enamik inimesed saavad aru, et see skoop 1 pealt, et kuidas tekib CO2 emissioon, ehk siis kui sa reaalselt põletad midagi, kas kütust või puitu või mida iganes, siis sellest tekib CO2. Et ütleme, see on niisugune elementaarne keemia, mida tõenäoliselt igaüks teist on õppinud ja kui sa ütled, et sa tahad nagu hinnata seda nii-öelda skoop 1 tasemel, kui palju sa nii-öelda emiteerid CO2, siis see on selles mõttes tegelikult väga lihtne, eriti näiteks sellisel organisatsioonil, kes peamiselt klõbistab kontoris arvutiteks, et tema emissioon tuleb tõenäoliselt sellega, kui ta sõidab oma autoga kodus tööle, sellepärast et see on nii-öelda otsene asi, mida nad põletavad. No võib-olla jaanipäev ka, eks ju, kui on ühine ettevõtte jaanipäev, pannakse midagi põlema. Siis skoop 2 on jällegi hästi nagu tajutav, et sellest tõenäoliselt mingi emissioon tekib, aga see ei ole nagu see, et sa nagu näed, et midagi põleb, ehk siis sa näed küll jah, et elekter põleb, aga see, et tegelikult samal ajal põleb kuskil jaamas põlevkivi, et seda sa nii täpselt ei näe. Ehk siis elekter, küte, jahutus, kõik see muu pool, mis siis läheb su nii-öelda organisatsioon või nii-öelda siis sinu kontori kütteks ja jahutuseks ja serveriruumide jahutuseks ja nii edasi. Et see on siis nii-öelda skoop 2. Samuti koht, mida on suhteliselt lihtne hinnata, sellepärast et üldjuhul, kui me elektrit ostame, siis me saame ju elektriarved, seal on teada, mitu kilovatti me oleme tarbinud, selle kohta palju 1 kilovati elektri tootmiseks tekib CO2, on samuti teada, ehk siis, et jällegi analüüsi osa, mida on suhteliselt kerge analüüsida. Aga nüüd tuleb siia sisse ka skoop 3, mida on võib-olla nüüd natuke keerulisem tajuda, et tegelikult kõik sellised tegevused, kus me arvame, et tegelikult ju CO2, kus ta siin nüüd tekib, eks ju, tegelikult tekitab ju ka, eks ju, et kas või seesama ürituse korraldamine siin, et siin on ka toredad LED-ekraanid ja laptopid ja kõik muud põnevad asjad, et tegelikult kui me nüüd, ja mida siis ettevõttes ka igapäevaselt kasutatakse, et me ju teame sedagi, et selle sama laptopi tootmiseks on nii-öelda, siin on plasti ja siin on igasuguseid erinevaid muid metalle ja muud teemad, et selle tootmiseks on ka erinevad tehased teinud tööd ja ka CO2 on sellest tekkinud. Ja tegelikult, ütleme, selline ongi see kompleksne vaade, et iga ost, mis ettevõte teeb, kui ta ostab midagi, mille jaoks on emiteeritud CO2, siis tuleb see nii-öelda ära mingil kujul hinnata. Ja siin on ka näha erinevad teemad, et näiteks, ma ei tea, ärireisid ja transport, kui sa põhimõtteliselt tellid kontorisse kohvi ja vett ja muid teemasid. No siin nüüd, kui seda osa vaadata, siis tekitab tõenäoliselt sellise tunde, et kus ma nüüd, ma ei tea, lähen kliendiga lõunale, et mis ma siis pärast lõunat lähen sinna koka juurde ja küsin, et kuule, et palju sul nagu kartulite lõikamiseks nagu läks seda CO2 ja keetmiseks palju energiat kulus ja siis oli hakli ja kaste oli ka, et okei, et mis nagu seal on vaja, et tõenäoliselt oleks päris keeruline nagu nii detaili minna, aga tegelikult see
CO2 aruandlus ei eelda seda, et sa grammi pealt üritad ära hinnata seda, mis on sinu siis emiteeritud CO2, et see tegelikult ei ole asja eesmärk, et me saaks nagu piinlikult täpse numbri oma CO2 emissiooni poole pealt. Me peame saama mingisuguse, ütleme, benchmarki, ma ei teagi eesti keeles head sõna selle kohta, aga et me selles mõttes peame mingisuguse ühe metoodikaga hindama ära, kui palju see nii-öelda CO2 tekitab. Et näiteks võtame kas või selle sama ärilõuna, mille ma juba tõin, et me arvan, et kõik on nõus, et me ei lähe uurima, et kui palju tõesti hindama seda, et mitu kartulit sul oli ja siis selle pealt arvutama CO2, eks. Et tõenäoliselt on mõistlik läheneda sellele mingisuguse läbi mingite koefitsientide, et ütleme seda, et me hindame ära, et kui palju on ühe ärilõuna 1 euro emissioon. On see siis, ma ei tea, 1 euro ärilõuna emissioon 30 grammi või 50 grammi või 70 grammi, see ei puutu selles mõttes teemasse, nii kaua, kui me hoiame seda metoodikat ühtsena. Ehk siis, et me ei pea isegi hakkama lugema seda, et kui palju näiteks on mitu eelrooga ja mitu pearooga keegi sõi, vaid me võtamegi rahalise vääringu, mis tegelikult raamatupidamis on kõik olemas. Et näiteks on 10 000 eurot on kulunud ettevõttel ärilõunate peale, me teame, et ühe lõuna emissioon on, ütleme siis 50 grammi CO2 ja selle pealt toimub meil arvutus, mida me saame vaadata, kuidas see iga kuiselt, aastaselt muutub või ei muutu. Ja ühest küljest nüüd võikski öelda, et jah, et kui me nüüd vähendame seda ärilõunatel käimist, eks ju, et jah, et siis on nagu emissioon ühest küljest väiksem, teisest küljest on see, et sa saad teha nüüd mingisuguseid poliitikaid. Ehk siis, et ütleme nii, et poliitika on see, et me näiteks külastame edaspidi ainult ma ei tea, Fotografiska vist oli see Fotografiska restoran oli vist see 0 emissiooniga, nad kõik kasutavad ära, mida nad seal teevad. Et näiteks me käime ainult sellistes restoranides, mis tähendab seda, et näiteks sellise restorani emissioon ei ole enam 30 grammi 1 euro pealt, vaid on näiteks 5 grammi. Ja läbi selle otsuse me tegelikult vähendame oluliselt seda emissiooni. Et see on üks selline võib-olla kõige banaalsem näide, mis nagu ei lähe selliseks igapäevase äritegevusse, aga lihtsalt nagu nii suurel määral. Aga see on lihtsalt selline üks võimalus, kuidas ühest küljest nagu lihtsalt hinnata ja jällegi ma ütlen, et need grammid ei olegi antud juhul olulised, oluline on metoodika. Aga jah, et kuidas siis seda kätt pulsil hoida, et see oli see nii-öelda CO2 nagu teoreetiline osa, aga see ongi nüüd see koht, et oleks võimalik neid otsuseid teha, millest ma just rääkisin, et me näeme, et seal tekib palju CO2, siis me reageerime sellele. Siis on oluline, et sul oleks mingi aruanne, mis oleks automatiseeritud. Ehk siis, et see info tuleks sulle kätte, mitte nii, et korra aastas keegi näeb jubedalt vaeva ja siis nii-öelda teeb mingi aruande valmis, siis on tehtud, esitame selle ära ja sinna see jääb. Vaid et see oleks nii-öelda sinu igapäevases protsessis, see ei peagi võtma palju aega, et sa lihtsalt, sul peab olema lihtsalt piisavat infot selle kohta, kus kohas sa asud. Kui palju su äritegevus tegelikult seda emissiooni tekitab ja mida rohkem sa ära kasutada juba olemasolevaid infosüsteeme, kus sa andmeid sisestad, seda parem. Ehk siis, et sa ei pea jällegi tegema mingit eraldi Exceleid asju, kus sa neid välja arvutad. Ja kindlasti, kui me ka selle CO2-st räägime, siis hea aruandlus võimaldabki analüüsi läbi erinevate tasandite. Ehk siis sa saadki nii-öelda analüüsida põhimõtteliselt oma toote tasemel seda, et kui hästi sa hakkama saad. Ja selleks, et see teoreetiline jutt oleks natuke reaalsem, siis ma näitan teile ühte aruande näidet, milliseid me oleme oma klientidele siin aastate jooksul mitmeid juurutanud. Et palun, jah, suurepärane. Et oleme selle aruande teinud siis Power BI platvormil, mis siis on
mis siis on see aruandlusplatvorm, mida me Intellexis kasutame oma töö tegemiseks. Ja see on siis selles mõttes üks selline näidisaruanne, kuidas sa võid seda CO2 analüüsida. Et nagu ma juba enne rääkisin, siin on samuti olemas need skoobid, see skoop 1, skoop 2, skoop 3, ehk siis, et ka antud juhul on näha, et tegelikult see skoop 3, kus siis ongi kõigi sinu ostetud, äritegevuseks ostetud teemade pealt arvestatud CO2, eks ju, et antud demo ettevõtte näitel on ta siis kõige suurem. Ja mis ma just enne ka ütlesin seda, et selleks, et teha nagu mõistlikke otsuseid, on sul vaja mitte saada seda ühte numbrit, ehk siis see 9500 9500 tonni CO2, eks ju, et selle pealt, mis otsuseid sa teed, eks ju, et sa näed, palju see on, et oluline on vaadata seda siis nii-öelda erineva valdkonna lõikes, et siin aruandes on ka näha, eks ju, et kui mind huvitabki see näiteks skoop 3, eks ju, ma tahan seda analüüsida, siis, näed, loomulikult, kas mul on, näed, ma olen oma ühenduse tagant ära kaotanud, see on see tüüpiline demo, kusjuures tegelikult ei ole, aga vaatame, kas ma saan mõnda muud, veebikeskkonda saan sisse, töötab, nii, vaatame uuesti, nii, opa, olemas, et kui ma nüüd filtreerin välja konkreetselt selle skoop 3, et siis ma näen, et millised kulukategooriad, praegu on siin lihtsalt nad pandudki, et kategooria 7, 3 ja 7, aga muidu on näiteks siis erinevad teie ostud, mis siis ettevõte teeb, on siis kulukategooriad ja sa näedki, et näiteks see kategooria 7 on see, mis kõige rohkem emissiooni tekitab, antud juhul siis 1000 tonni eelmisel aastal. Ja selle pealt nüüd, kui sa nagu analüüsid, et kas sul on võimalik selle kategooria osas teha mingeid paremaid otsuseid, ehk siis, et sa ostad selle kategooria osas mingeid tooteid, mis poole vähem sulle CO2 nii-öelda siis emiteerivad, siis läbi selle sul on võimalik väga oluliselt muuta. Või siis sa saad lähtuda, nüüd samamoodi on see siin all kokku löödud erinevad sinu osakonnad, eks ju, vaatad, et kui palju iga osakond emiteerib CO2. Nii, ma teen selle suuremaks ka, siis on parem näha. Või näiteks, et sa oled nüüd müünud klientidele erinevatesse projektidesse oma tooteid, et näed, et see on mingid kliendiprojektid on need, kus siis on rohkem emiteeritud. Ehk siis sellise aruande põhjal on sul võimalik teha juba märksa teadlikumat valikut, et millisel, et kuidas seda emissiooni vähendada. Aga see on ainult üks vaade, eks ju, et see nüüd on tegelikult, sa vaatadki seda CO2 ja samal ajal selle raamistiku eesmärk ei ole see, et sa oma äritegevuse ära lõpetaks, eks ju, et selge on see, et kui me nüüd tahame kardinaalselt vähendada, siis me peaksime loobuma kõigist ostudest, eks ju, ja kütte lülitame välja, elektrit mitte tarvitama, aga see selles mõttes see ei ole nagu äri eesmärk. Et seega on mul siin teine aruanne ka, ehk siis, et sa saad analüüsida oma CO2 emissiooni läbi oma äriliste näitajate, ehk siis näiteks käibe. Ja antud aruanne siis näitab seda, et kui palju me tekitame emissiooni näiteks miljoni euro teenimiseks. Et see kõige esimene veerg on näiteks erinevad meie tooted, ütleme, me oleme tootmisettevõte, toodame erinevaid tooteid ja näeme, et erinevad tooted selleks, et teenida miljon eurot, tekitavad erineval hulgal emissiooni. Ja ütleme, siit joonistub välja juba väga hästi näiteks, et kui et näiteks on toode, mis see siin on, mis siin ainult 2, toode 35, mis kui me toodet 35 müüme miljoni euro eest, siis on 2 tonni on emissioon. Ehk siis, ütleme, et tõenäoliselt ei ole mõtet väga vaeva näha sellega, et seda vähendada selle toote 2 emissiooni. Et kui me suudame seda kokku hoida
põhimõtteliselt 50%, noh siis me suudame kokku hoida 1 tonni. Antud juhul me oleme kuskil 20 tonni juures aastas, eks ju. Et noh, see ei ole väga, väga palju pointi. Samal ajal toode 10, tema emissioon on 1 miljoni teenimiseks 1000 tonni CO2. Mis tähendab, et kui me toote 10 puhul suudame hoida kokku nii-öelda vähendada seda poole võrra, siis on sellel nii-öelda tööl märksa rohkem jumet kui selle esimese toote puhul. Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et tegelikult see raamistik, seda on võimalik väga konkreetselt ja hinnata ka nii-öelda numbriliselt ja selle pealt teha ka reaalseid otsuseid, mis tegelikult ka siis vähendavad meie emissiooni ja läbi selle me suudame siis nii-öelda paremaid tulemusi saavutada ja ka lihtsalt korraks võrdluses selle konkreetse näidisettevõtte puhul on siis väga hea näitaja on see, et kui palju sul üldse 1 miljoni teenimiseks on emiteeritud tonne, siis see ülemine number on 2022 on 394 tonni, siis 2023 on 378. Ja see on nüüd tegelikult see, mida tahetaksegi näha. Ehk siis, et ühest küljest sa ei vähenda oma äritegevust, aga sa suudad oma äritegevust edasi tehes vähendada seda emissiooni. Ja selline aruanne näitab seda kõige elementaarsemalt nii ühiskonnale, teie töötajatele kui ka lõppkokkuvõttes riigile, kes antud olukorras ma arvan, et 2 esimest on ehk kõige olulisemad antud juhul. Aga see on selline esimene võib-olla info paljudele, et kuidas seda võiks teha. Me oleme hea meelega valmis sellest teile pikemalt rääkima, aga mul on nüüd hea meel tõmmata oma ettekanne kokku ja anda sõna ja siis järgmisele rääkijale. Aitäh! Aitäh, Kaur! Aitäh, Kaur, aga sa praegu veel lavalt veel minema ei pääse, et meil on siin küsimused ja vastused ka. Nimelt, esimene küsimus, mis mul kohe tekkis, on see, et sul on nimeline dashboard, aga kuidas mina selle endale saan? Et oletame, ma ei ole mitte TV-ennikas, vaid ma olen hoopis, ma ei tea, mingi muu ettevõtte. Jaa, väga lihtsalt saab, et tuleb minuga siin pärast kohvi juues ühendust võtta ja siis me kohe räägime, kuidas me selle teile korraldame. Aga tegelikult ka, et nagu ma ütlengi, et see juurutusprotsess ei pea olema kindlasti midagi müstilist, et ei ole väga konkreetsed nõuded, et sa pead kõiki asju välja arvutama võimalikult täpselt, et nagu ma ka ütlesin, on teinekord näiteks finantssüsteemi pealt, eks raamatupidamissüsteemi pealt väga paljusid kulusid võimalik prognoosida lähtuvalt näiteks käibest. Ehk siis see on see info, mis tegelikult teil on olemas, meil on vaja leida need vajalikud koefitsendid ja tegelikult läbi selle on võimalik juba juurutada selline dashboard. Ja isegi kui see alguses see dashboard ei ole veel päris täielik, siis seda nii-öelda kasutades on võimalik jõuda sellise maksimaalse täiuseni, kus teie info nagu sees on. Mis see muidu tavaliselt maksab? See on väga hea küsimus, jah. Mis selle tunnimaht või töömaht on, et millega peaks arvestama? No ma arvan, et see paljuski oleneb sellest, eks ju, et kui keeruliselt sa soovid sellele läheneda, eks ju. Et meie soovitus ilmselgelt on just see sama, mida ma just enne ütlesin, et kasutada neid andmeid, mis teil on olemas. Sest paljuski on see, et võib-olla see ei maksagi väga palju, aga lihtsalt kui sa pead oma protsessi nii palju ümber tegema, et sa pead neid erinevaid koguseid eelnevalt välja arvutada, et kuskil see peab välja arvutatud olema. Ja kui sa tahad minna väga detaili, siis nende arvutuste loomine, see võib olla väga töömahukas. Et seda võime kas teha meie või võite ka teha ise, aga see on nagu see koht, et see, et ta nii-öelda Power BI-s näidata, et see ei ole küsimus. Power BI litsents iseenesest maksab vist 8,56 €, nii et selles mõttes see on väga odav hind. Aga see tööhulk siin taga tõenäoliselt on natuke suurem, eks. Nii, aga võtame nüüd siin küsimusi saalist, et osalejatele, et tõesti käsi püsti, kellel küsimus on ja mikker maandub selliselt maagiliselt teie kätte. Kellel on küsimusi?
Tarjale või Laurile? Ma ei tea, tundub, et te mõlemad vastasite kõik küsimused ära juba, või siis ma küsisin. Ma arvan lihtsalt, et pärast need küsimusi tahetakse privaatselt esitada, sellepärast see on ikkagi, ma saan aru, et see keskkonna teema on selline, et sa ju ei taha näidata ka seda, et ma võib-olla veel ei ole kuskile jõudnud, et siis on nagu seda vaikselt parem küsida. Aitäh! Super, aga suur tänu veel kord. Nii, ma võtan selle tagant ära.